Hullaris 2 patsienti või kuidas neid kutsud, patsiendid ikka jah, 2 patsienti omavahel, et mis sa arvad, mitu hammast mul on? Ma ei tea, mingi 30, õige, aga kummas käes? Ühesõnaga, mees läheb paari, ütleb mulle 100, kelnerile sulle 100 ja muusikutele ka 100 grammi. Teebki nii, viskavad need ära, kuule, kalla mulle 100, kalla endale 100 ja muusikutele ka veel 100. Alla 100 ja niimoodi õhtu otsa tellib kõigile, seal teeb välja. Lõpuks paar pannakse kinni, mees hakkab ära sättima, sama kelner jääb, aga arve, mul ei ole raha. Kelner hakkab pikalt mässama, 10 täiega kohe lõuksi. Okei, mees läheb minema, järgmine päev tuleb sinna samasse baari. Kuule, mulle 100 ja muusikutele 100. Aga mulle siis, sina hakkad purjus peaga kiskuma, sinuga ma ei taha enam. Vanem naisterahvas siuke paras memmeked, et prügikott vaja välja viia, läheb upitab kotti konteinerisse, aga kuidagi nii õnnetult, et kukub ise ka sinna sisse, jääbki serva peale kõõluma tagumik uppis. Juku tuleb koolist, läheb mööda, kurat, läheb sinna ja kukub tagant sugemad. Teised tulevad sinna, mida sa teed, tuliksed läinud, häbi ei ole vana inimest niimoodi. Mis minu läbi, nendel peab häbi olema, täitsa pandav memm, nemad viskavad minema. Suve õhtu ja park ja paarike seal kuskil põõsast ja asjatab ja korraga noormees ütleb, tead, mul on trüpper. Mul ka. Ma tegin nalja. Nüüd enam ei tee. Juku helistab bordelli, ütleb, et palju teil see asi seal maksab. Sealt vastatakse, et 400 krooni. Aga kui mina olen allpool, kuulge, kas te ei tea, et summa ei sõltu liidetavat järjekorrast? Vabandust, ega mitte õpetaja kask. Ühistransport, see kana buss on ilgelt tuubil täis, seal nügimine käib ja korraga üks naisterahvas täiesti kogemata niimoodi puudutab meesterahvast sealt peenemast kohast, tunneb mingit tukslevat jõudu ja siis, andke andeks, vabandust, mees ütleb pahas, et oot, nii ei lähe. Mina olen maletaja, kui puutusid, siis mängi. Otsustab piloot läheneb lennuväljale ja otsustab nagu, vaata enne maandumist on terve hulk neid protseduuri küsimusi, mis tuleb või vastuseid, mis tuleb seal see läbi rääkida. See mõtleb, et teeb vähe nalja, ütleb dispetšerile niimoodi läbi mikrofoni, et arva ära, kes ja kust. Selle peale dispetšer lülitab raja, tuled välja, arva ise ära, kus ja kuhu. Meremees ja munk joovad paaris. Ja meremees nagu palju võtnud ka juba, võtab selle kõredi klaasi ja sahmaki viskab endale kogemata üle õla, mitte suhu enne, siis ise käratab mööda, kurat. Poeg. Ära niimoodi küll vannu, ütleb munk. Jumal võib seda kuulda ja sind karistada. Mina seda usu. Anna uus. Saab uue klaasi ja ei midagi, jälle viskab üle õla. Tšah, mööda, kurat. Ma ütlesin sulle, poeg, Jumal võib siin välguga maha lüüa. Korra käibki sahmakas ära, munk saab välguga pähe, ülevalt taevas kostab häält. Mööda, kurat. Saabub jällegi tšuk sealt kuskilt kaugelt, et tuleb rongi pealt maha, sõbrad vaatavad, kuule, miks sa siuke sinine ja plekiline oled? No, samunegi, tead, magasin üleval nari peal, samunegi kukkusin kogu aeg alla sealt, no, aga miks sa alumisega ära ei saanud siis vahetada? No, ei saanud jah vahetada, miks siis? Allpool ei olnud kedagi. Tööõpetuse tunnis õpetaja küsib, Juku, kuule, mis asi see on, mille sa tegid? Linnuvoor, no auku ju ei ole, kuidas lind sisse saab? Ta on juba sees. Tartu äärelinnas neeger peatab taksot. Viska kesklinna, vennas. Kuule, ma pole sulle vennas, ahv on sulle vennas. 50 taala, vennas. Sõidame, vennas. Istub mees peldikus, ajab Eesti asja ja korraga kõrvalt keegi koputab. Astu vahe seina. Kuule, ega teil seal paberit ei ole? Ei ole. Äkki on ajalehte või midagi? Ei ole, noh. Siis tuleb vahe seina alt käsi 25 kroonisega. Äkki vahetada sellegi peenemaks. Ühesõnaga Juku tuleb poodi, ütleb, et vabandage, ega teil ümmargusi vihikuid ei ole. Ei ole, aga esimese klassi liimi. Ei ole. Selja tagant mingi meesterahvas. Kuule, poiss, ära puuderda siin tädil ajusid, astu edasi. Vabandage, kas teil Eesti gloobust on saada? Läks mees metsa kusele. Nägi karu. Sittus ka. Naabrid ajavad omavahel juttu. Kas te kuulsite, et lapsed olla eile linna tagant põllu pealt sõjaaegse miini leidnud? Kuulsime, väga hästi kuulsime.
kõnnib Juku emaga tänaval. Emaga ja korraga emal varrukast kinni ja sikutab. Imme, kuule, ostame selle tütarlapse sealt. Mis on nüüd nalja teed, Juku? Inimesi ei saa osta. Mis sa räägid, kui sina olid maal, me issiga küll ostsime. Istub ühes kongis vang ja nokib nina. Teine tuleb sinna ja ütleb, kuule, ära niimoodi tee, see on väga halb enne. Kas sa siis ei tea, et kui sa nokid nina, siis keegi kodus paneb sinu naist. Sellest pole veel sittega pesi, et tema nina ei hakka nokkima. Maanteel peatab politseinik BMW. Autojuht on hämmelduses. No, milles asi? Ma sõidan viisakalt, tuled põlevad, kiirus on 80. Kõik on ju korras ju. No seda ma mõtlen, et kuhu sa kurat hiilid. Ühesõnaga suri vanamamil kukk ära. Ilgelt tükkaga mures ja 200 kana nagu kurat vaja nagu kukke ikka ka kuskilt. Läheb siis turule, saabki päris soolase hinna eest üsna tegija kukke, tassib selle koju ja kukk ei lase kaua imesid oodata. Kõik kanad 200 tükki kiirelt käib üle, ei ole sest midagi. Pardid, haned võetakse juba ette, sinna tänna kurat. Ja ühe korra vanait vaatab, aga kukk on kuradi hoovi peal siruli maas, jalad püsti. Läheb sinna, hakkab itkema, kurat, kui tubli kukk oli raisk, nii palju raha maksis ja puha ja nüüd on surnud. Kukk teeb ühe silma vaikselt lahti, sa värvides, kui sa praegu kassi minema ehmatad, võtan sind ennast ette. Keset merd, väikesel saarekesel seisab majakas. Sügisene aeg, meeletu torm ja saabub sinna saarele üksik paat, postil on ronib välja. Taob jalaga vasta majaka ust. Kuradi litapoeg raisk roni alla, ma tõin sulle kirja. Kurat, koperda kiiremini, kaua ma siin pean passima. Vana mees lõpuks ronib alla. No mis tahad? Kurat, sa vaatab ju kilma, mina me mingi sitase kirja pärast eluga riskides siia sõudma raisk. Kuule, sa võta vähe vaiksemalt, ära mölis, muidu tellin ajalehe. Mees ja naine on eelmisel õhtul koos mingisugusel suuremal peol käinud hommikul naine nügib meest, ütleb, ärka mu kiisuke kullake. Ma ei ole täna kiisuke, ma on kalake. Aga kuidas kalake? No jalgu alla ei tule ja vette tahaks. Neiu on günekoloogi juures ja doktor küsib, et vabandage, palju teile erinevaid mehi on olnud? Mingi 5-6 või niimoodi. Nii vähe? No oli kehv nädal, jah. Isane konn paneb emast konna ja ise ütleb, et issa kui vastik, sa oled siuke libe ja külm ja üleni roheline. Ema konn, et noh, midagi head on ju minus ikka ka. No jah on, aga selle ma võtan ka kohe varsti välja. Läheb mees arsti, ütleb doktor, et mure on järgmine, et mulle kasvas peenis otsa ette. Arst, et no jah, jube lugu küll, et nüüd on siuke asi, et võtke siis kärmelt kõik oma säästud välja. Kõigepealt sõitke Hiinasse, vaadake suurt Hiina müüri. Siis sõitke Egiptusse, vaadake püramiide. Siis sõitke Pariisi, vaadake Eiffeli torni. Oota, mida see siia puutub? Ma ütlesin, mul kasvas peenis otsa ette. No võt nimelt, kui sulle kotid ka veel kasvad, sa enam hui midagi näed. Lugu siuke, mees tuleb siis, läheb õhtul kõrtsu sisse, kohe leti juurde sirge näoga. Vala nüüd, vala kohe suur. Teine siis paar minut, jah, vala pära. Mis juhtus on? Ai, kurat, ma sain teada, mul on poeg on pede. Ai, see on küll paha lugu, jah, no mis siis teha? Vala piinal vend viskab nagu lipsu taha, tallub minema. Paar päeva mööda tuleb jälle, täitsa on juhitud, sirge näoga, nagu nöörist tõmmatud ukses, sipsti kõrat leti juurde. Kuule, vala nüüd, kõvasti vala kohe. Raiskudas, vala kohe kõvasti. Teine ütles, et noh, mis vala pära, mis juhtus? Mul on teine poeg ka pede, ära kohe küsigi. Mingi imelik lugu, jah. Kallab siis teise ka ära. Läheb veel mõned päevad mööda, vend tuleb kolmas kord. Ukse pealt juba kuradi jäsemed värisevad otsast, ole nüüd ja kuule, pane kohe pudel letile ära. Klaas kõliseb mööda hambaid ilgelt paha ja no mis juhtus, keegi see surma või? Ei saanud surma, kolmas poeg on ka pede. Imelik perekond, sul on keegi naisi ka vaatab. Jaa, naine vaatab.